Apteekri elukutse on väikelinnas väga tähtis elukutse. Segada ka salve ja teed siin erinevaid tinktuure ja mikstuure ja siis pead siin ajama linna asju ja täna vist peaks martsipani tegema. On selline hea ja mõnus võtta turgutust nii endale kui ka teistele, kes apteeki tulevad. Eks ju, Oskar? Oskar, tema meil siin natukene vaikib, aga tema on väga kuulus Oskar. Tema on Oskar Braše, kes on meil Paides siis apteegi pidajaks. Mina olen lihtsalt siin õpipoisiks, aga Braše on nii kõva käpp, et tema on juba 3. põlve siin Paide apteegis toimetamas. Ja eks apteeker on ka uhke ametimees. Lisaks sellele, et ta siin Paides seda muuseumi peab, tal on ka oma ajaleht. Sellega oli siuke hea lugu, et siin oli igasuguvaid saksa poliitikuid ja venemeelseid ja kuidas siis anda leht, mis kõiki inimesi kõnetab välja. Anti leht 3 keeles. Eesti keeles kiruti sakslasi ja venelasi. Vene keeles siis eestlasi ja sakslasi. Ja lõpuks siis mis see 3. keele ja seal said kõik peale kauba oma jao kätte. Nii et apteeker peab olema selline parajalt kaval ja parajalt tark, aga samas ka selline, kes õige olukorra puhul annab sulle nõu ja jõu ning abiga seda tervist. Nüüd jääb ainult oodata külastajaid.